palun subscribe'ige GC2, tal on päris hea kanal ja vähe subscriberid. Link jääb kirjeldusse. Tere, siin on Sai for Sai ja siis täna ma üritan kopeerida teisi YouTubereid, nii ma teen story time video. Jah, väga tore. Okei, mis teemaks on? Teemaks on nagu see, mis pealkirjaks on, et ma nägin hullu inimest otseses mõttes. Vaat, jah, see pole clickbait. Ime. See on ime. Igatahes, nii. Me lähme, ma läks just hommikul kõik nii, võib-olla koolis just kõige paremini läinud, nii lähen ära, lähen välja, ütlen sõbrale, oi kuule, kas tahad mu Selvari tšekiga poodi minna? No okei, siis nii, lähme ja arvake ära, keda me tee peal kohtame. Hullu inimest. Ja siis mina olin nagu igatahes siis me olime põhimõtteliselt täiesti tatid, me olime 5. klass, siis nagu ma praegugi käin ja siis ta oli mingi täiesti täiskasvanu. Ma tean ainult seda, et ta oli meie koolis käinud ja oli juba kooli ära lõpetanud ka võib-olla mingi 30-aastane ja siis ta arvasime mingi pangarõõvli või kes iganes hakkame teda ähvardama ja ta lihtsalt jooksis üle tee. See oli väga hea otsus minu arust. Joosta üle tee. Ega autod ju, et teda alla ei aja, ta on ju nii savage. Vaat. Ja igatahes ta jooksis üle tee, aga tal oli ka võimalus surma saada. Ta oleks saanud lihtsalt sama tee peal joosta, kus me kohtasime teda. Aga ei, niimoodi ei saa. Sa pead lihtsalt üle tee jooksma. Vaat. Ta läks siis üle tee ja siis rohkem eriti teda ei läinud. Ja. Olen teda ka enne kohanud, siis kui ma käisin käsipallitrennis, me sõpradega läksime koju ja siis jälle nägime seda hullu mingi puudaga. Pärast ta nagu nii jooksis jälle ära ja see oli väga veider. Ja. See oli siis tänaseks looks, aga homme võib-olla lugu ei tule. Ja kui keegi küsib, mis ma tegin siis, kui oli Eesti Vabariigi sünnipäev, siis ma laulsin garderoobis koos oma sõpradega. Ja, väga tore. Et siin on ka siis lauluklipp. Ja. Head kuulamist.